No keegi peab ju tööd ka tegema, eks ole, et mina siin käin ja salvestan ainult. Aga noh, eks kuulajatele peab ka midagi pakkuma. Tere taas Algorütmi kuulama, eetris on meie 322. episood, mille toovad teieni LHV, Nortal ja Codeborn. Tänases episoodis on meil külas pika kogemusega mehed, nimelt siis Kaido Koort, kes on tegutsenud nii toote kui tehnoloogia juhina ettevõtetes nagu Nortal, SK ID Solutions, Luminor ja LHV Insurance. Lisaks on meiega Joosep Simm, kes oma tarkvaraarendaja oskusi on lihvinud nii Nortalis, Guardtime'is, Salves kui siis kui nüüd tänase seisuga tegemas seda Grideraven nimelises ettevõttes. Mehed, olete meil käinud varem ka ühes episoodis, kus te rääkisite AI tööriistadest ja sellest, et milline see maastik toona oli. Isegi täpselt ei mäleta seda ajaraami, et millal see episood oli, et on 2024 novembris. Et siis umbes aasta, natuke rohkem kui aasta tagasi. Jah. Kuidas siis tunne on, nagu sellest ajast on palju muutunud? Jaa, et siis meid hakkas Joosepiga see AI rohkem huvitama ja just arendusvaldkonna siis me testisime neid erinevaid tööriistu ja proovisime aru saada, et kuhu see tooling nagu liigub. Ja siis selle võrdlusanalüüsi pinnalt kirjutasime siis selle raamatu ja siis läks paar kuud mööda ja siis tuli see Claude Code välja. Et me olime Joosepiga seal paalil peredega ja siis mängisime kaarte ja jõime rummi ja siis panime kõrval, uus tööriist panime kõrval nagu arendama ja siis vaatasime, wow. Ja siis jah, selle pinnalt kuidagi see efekt oli nii muljetavaldav, et siis me nagu põhimõtteliselt valisime Claude Code'i välja ja põhimõtteliselt nüüd eelmise aasta jõulude paiku või siis nagu paar kuud tagasi siis oli suht nagu selge, et see on nagu parim nagu päris arendamiseks. Et nüüd me oleme valiku teinud. See raamat on ka huvitav teema, et teil, kuidas siis müük läks nii hästi, et sai palile lennata kohe peredega? Kes kuulete seda vaadanud ei ole, et see on Amazonis 85 sendiga müügis, et see ei ole nagu see raamat ilmselt millega raha teha. Aga kuidas selle asja müük on läinud, et kas selle vastu nagu huvi on ja teine pool on see, et kui relevantne see täna on, et nagu sa ütlesid, et Claude Code tuli välja ja mingis mõttes nagu keeras kõik pea peale, et kas seda tasub ikka lugema minna veel? Äkki Joosep ütleb, mis siis on? No tere ka minu poolt siis. See raamat on, ütleme nii, et põhimõttel on endiselt nagu solid, ma arvan, aga tööriistad on hoopis teised. Aga ta on nüüd algajatele suunatud, rikkaks ei ole saanud, ütleme nii. Aga kerge huvi on olnud, on ju? Kerge on olnud. Et nagu ma arvan, et see põhimõte on ikkagi, mis me seal üritasime edasi anda, on see, et kasuta seda õppimiseks. Et kui sa ei oska progada, et siis ikkagi kasuta AI'd niimoodi, et lase tal selgitada asju, küsida küsimusi on ju, ära lase tal valmis koodi kirjutada, sest muidu sina ei õpi midagi. Saad oma AI plönni valmis, aga mis vaata enne. No just, ja nüüd tänaseks te olete jõudnud selle juurde, et te aitate ettevõtetel siis endale AI'd sisse tuua. Selles mõttes, et kasutusel võtta, eks siis olete jõudnud koolitamise juurde. Tunnustatud raamatu autoritest on saanud koolitajad, kas nüüd kogu see tootejuhtimise tarkvaraarenduse äri on nagu maha pandud, et see on selja taha jäetud, et nüüd AI teeb kõik arenduse ja tootejuhtimise ära, et nüüd tuleb hakata koolitama, kuidas seda AI'd kasutada. Ma oma poolt ütleks, et ma endiselt ikkagi teen tarkvara. Et see koolitusi me oleme siin teid nüüd 5-6 tükki eelmine aasta. Et ikkagi siuke omast kogemusest õpetame teisi on ju.
mina olen selle Claude Code'iga ikkagi järjest rohkem hakanud arendama ja uut moodi arendama ja sihuke tunne on et ikkagi palju ägedam või ma ei tea, minule see uus töövoog sobib palju rohkem. Aga ma ikkagi selle tootearenduse ambitsioone nagu maha ei ole matnud, et mul on nagu üks tootearenduse idee või visioon, mida ma ikkagi, mille poole pean püüdlen, et ise olen nagu nii pikalt selle tarkvaraarenduses olnud ja minu see valdkond või millega ma nagu tegelen ja uurin on siis see hinnastamine, et kuidas siis tarkvaraarendusteenust hinnastada, et nii fikshinnaga kui aegmaterjali hinnastusega on nagu suured nagu probleemid või nagu hädad ja ma proovin siis leida sellist mudelit, mis siis nagu uue põlvkonna arendusega nagu paremini kokku käib, ehk siis ma ei tea, tulemuspõhine hinnastamine, et kuidas siis tarkvaraarendusteenust selliselt hinnastada, et tellija ja tegija või arendaja huvid oleks siis maksimaalselt joondatud ja kui mina arendajana teen hea tarkvara, et siis ma saaksin suuremat tasu ja kui ma teen AI plönni, et siis ma ei saaks mitte midagi või väga väikse nagu summa, et kuidas sellist nagu hinnamudelit leida. Et sellest lähtuvalt on mul see tootearendusidee. No eks see koolituste arendamine või ehitamine, see on ka omamoodi tootearendus, eks ole. Millised ettevõtted seal sihiks on, et kui Joosep ütles, et siin 5-6 koolitust on tehtud, et kas need on nii-öelda tarkvara arendust pakkuvad ettevõtted või ma ei tea, tööstusettevõtted, kes tahaks ise oma ma ei tea, back office süsteemi nagu arendama hakata või endale mingit võimekust ehitada, et kes seal nagu sihtmärgiks on seni olnud? Meil on olnud seinast seina, et on olnud nii-öelda tarkvaramajasid, kes teevad nii-öelda custom tarkvara, on olnud firmasid, kes teevad ongi oma arendustiim, kes oma toodet arendavad. Seal see suur nagu pahe või nagu teema nagu selles, et kas inimestel, kas nad on ise suutnud õppida, ajaga kaasas käia ja kuidas see kultuur on, et palju antakse inimestele aega õppida ja kas nad teevad seda versus see, et palju siis on vaja ära teha, et alati on ju kiire, feature'id ootavad ja ongi mõistlik teha nende oskustega, mis sul on asjad valmis. Ja siis seal tulevadki meiesugused mängu, kes on õppinud ja hea meelega aitame neid. Et see ju, kui keegi õpetab sind, läheb kiiremini see õppimine. Mis siis need põhilised takistused on, millega ettevõtted nagu maadlevad, et ma eeldan, et see ei ole nagu see tehniline pool, et kuidas Claude Code nagu mingis projektis püsti panna, sest see on täna nii lihtsaks tehtud, et pigem on see siis selline mõtteviisi treenimine, et kuidas siis hoopis teistmoodi arendama hakata, et see on ka natuke selle see sütik, et miks me tänast episoodi teeme, ongi see, et mõelda, et mis see tuleviku arendusmudel on, eks ole, ja mida te siis olete tegelikult kõikidest nendest koolitustest ja koolitatavatest õppinud, et mis on nagu kõrvu jäänud, et kuidas nemad mõtlevad ja mis need tulevikusuunad võiksid olla, et mis seal nagu mis need takistused on olnud seni? Ma ikka kommenteerin nagu, mida ma näen arendajate tagasisidet, sest pärast Kaido saab nii-öelda veel suurema pildi nagu probleeme kommenteerida. Aga ikkagi arendajatel on nagu probleem või nagu takistus on see, et AI kirjutab kehva koodi ja sa ei taha nagu kehva koodi oma projekti on ja kui sa küsimus ongi, kuidas sa siis üldse rakendad seda AI-d siis niimoodi, et saaks mõistliku koodi, et kui sa pead rohkem aega kulutama parandamise peale, siis on ju mõttetu. Ja siis arendajate poolt ei tulegi nagu seda soovi, et kuule, hakkame nüüd AI-ga tegema, sest nad juba eos arvavad, et sealt tuleb halb koodi, mis tegelikult on ka tõsine probleem. Kui nagu välid see on, et sest siin tuleb nii seinast seina neid arvamusi, et on ju ka neid, kes ütlevad, et väga hea kood tuleb ja et parem kood, et senior vaatas üle ja ütles, et see on parem kood, kui ta oleks suutnud ise kirjutada, et kas seal on ka natuke sellist not invented here nagu sündroomi sees, et see AI endiselt mulle selle koodi, et kui ma oleks ise kirjutanud, ma oleks võib-olla kirjutanud siis nagu mingis mõttes
sellise vähem efektiivse, aga teistmoodi, aga ikkagi nagu enda tehtud asja on ju. Ma arvan, et seal on see, et kui sa võtadki lihtsalt Vanilla AI, paned peale ja siis mis sealt keskmiselt tuleb, ei sobi sulle, sest koodi saab väga mitut moodi kirjutada. Ja võib-olla äkki ma räägin korra selle loo, et kuidas kõik nagu avastavad Claude Code'i vähemalt, nagu meie avastasime Palil, vaatasime, mis tuli ja hästi palju edulugusid räägitakse sellest, kuidas ma nullist tegin mulle siukse ägeda projekti, mitte midagi pidanud tegema, tunni aega oli valmis, vau on ju. Ja siis on silmad säravad, lähed oma töö juurde, kus on sul nii-öelda brownfield projekt, paned sinna peale, vaatad, hoiad pead kinni, et mis asja ta nüüd tegi nagu. Ja need on hoopis teised maailmad, sest suure projektiga on komplekssus suurem, kontekst saab täis ja tulebki sodi. Aga et seda hallata, see on juba, seal on nagu omad tehnikad, selleks on vaja oskus, sa pead nagu seda süsteemi ehitama vaikselt üles, on ju, et see Claude või AI oskaks siis selles suures projektis ringi käia. Et ma arvan, et seal on need põhivahed. Et mõtleme nii, et kevadel või niimoodi mul oli ka siuke tekkis see AI disillusionment, et AI tegi asja valmis, vaatasin, et töötab ka, hakkasin koodile vaatama, siis nagu parandasin nii palju, et lõpuks tekkis küsimus, kas see asjal on mõtet. Aga nüüdseks ma arvan, et me oleme ikkagi need õiged tehnikad üles leidnud, et kuidas ta teeb mõistlikult tööd. Nendest kindlasti räägiks ka, aga enne veel ma uuriks Kaido käest ka seda, et mida sa siis sellest laiemast pildist näed, mis need probleemid ja tõrked ettevõtetes sageli on selle asja juurutamisel? No kõige peamine probleem on ikkagi see ajapuudus, ja see, et nii-öelda mõtteviisi muudatus ei ole lihtne, et see nõuabki sellist nõuabki ümberharjumist, see nõuab protsesside ümberkujundamist, see nõuab uute süsteemide juurutamist, see nõuab nende nagu, ma ei tea, eelanalüüsi, mingit compliance, mingi vastavuse, mingi AI poliitika juurutamist, kõik siuksed nagu. Jah, aga eks suured muudatused võtavadki aega, et ei saa üleöö nagu siukseid muudatusi teha. Aga jah, teine selline nagu, et ühesõnaga see siuke pilt, siuke tunnetus on, et nagu kõigil nagu käib pea ringi, nagu iga nagu kuu või paari tagant tuleb kas uus mudel või uus tööriist, uus hipp asi, millest nagu räägitakse, uus trend, terminoloogia muutub, et kui, ma ei tea, vibe coding oli vist Karpatsi poolt mingisugune eelmise aasta veebruaris, siis kui see Claude Code tuli, et umbes sel ajal see termin üldse tuli. Ja siis selle eestindamine võttis nagu ma ei tea, pool aastat aega, et mis see eesti keeles siis üldse tähendab. Ja nüüd on see vibe coding ju täitsa nagu sõimusõna nagu arendajate hulgas, et sa teed mingi AI stopi valmis ja nagu mingi mõttetu nagu sodi, et ei ole jätkusuutlik. Ja siis kuskil augustis või kuskil niimoodi siis hakati rohkem rääkima sellest nagu context engineeringust ja see on nagu minu arust nagu palju täpsem ja parem nagu termin, et kus sellel agentsel arendusmudelil see nagu raskuskoht on. Et see LLM-i põhiline piirang on ja see konteksti akna suurus, see on nagu enamikel nagu mudelitel tänapäeval laias laastus on nagu 200,000 tokenit, see on 150,000 sõna keskelt läbi. Ja kui sa konteksti aknast nagu välja sõidad või proovid sinna nagu rohkem sisse suruda sellele AI-le pähe, kui see kontekst aken on, siis ta unustab selle esimese otsa ära, ja sellest ei tule midagi head. Ja siis selleks, et seda konteksti hästi juhtida ja võimalikult suurt nagu tükki teha või suurt projekti selle aiga teha, et see on see nagu keerukus, et kuidas need vahetulemid nagu ära salvestada, et nad ei oleks kuskil konteksti aknas, vaid ma ei tea, markdown failidena või nagu koodifailidena kuskil või nõuete dokumendina või mis iganes need artefaktid sul seal on. Aga et sa saad nagu seda nagu kuude või aastate kaupa nagu jätkusuutlikult edasi arendada seda süsteemi. Ja et see on nagu see raskus või raskuskoht või mida nagu tegelikult keegi täna ei oska väga hästi teha, et kõik õpime koos. Aga AI mudeleid lähevad paremaks ja mahub konteksti aknasse rohkem ära ja siis laheneb probleem ise ära ju, või ei ole nii või?
no 150,000 sõna on ju ikkagi päris nagu väike ju, et tegelikult tahaks ju nagu noh, niimoodi, just. Sellepärast ta nii-öelda nullist alustavatel projektidel ongi juba hea. Kogu projekt on sul kontekstis. Saab kõigest aru nagu, teeb juba hästi. No aga kas siin ei tule ka mängu see, et noh, räägitakse ju sellest, et arhitektuuri peab muutma selliselt, et see AI ka paremini töötaks. Et noh, teemegi siis suured monoliid mikroteenusteks, mitte sellepärast, et meil on ma ei tea, tiimide skaleeruvusega probleem või et meil on kuidagi vaja skaleerida nagu teenust ennast jupikaupa, vaid selleks, et AI saaks sellega paremini töötada. No miks ka mitte? Et sa võid ju vaadata AI-d kui tiimikaaslast, et sul on tegelikult tiim on nüüd 10 korda suurem, sest sul on, võtad AI mehi kogu aeg juurde, kui vaja on. Kuidas sa skaleerid sükast tiimi? Selle kohta keegi, ma tõesti kahjuks ei mäleta, kus kohas see oli, kommenteerisid, et kui kaugele me siis sellega lähme nüüd, et kui me hakkame nagu selle AI pärast nagu enda elu nagu muutma, selleks, et kohanduda paremini sellega, et kas me siis lõpuks nagu jõuamegi sinna, et me ei kirjuta nagu programmi enam inimestele, vaid me lasemegi talle oma selles AI programmi, et mingi AI programmeerimiskeele loome selleks, et kus siis on teksti vähem, eks ole, konteksti aknasse mahub rohkem ära, inimene lugeda ei suuda üldse mitte midagi. Võib-olla on kuidagi binary koodile lähemal nagu, et suudab nagu efektiivselt midagi hakkama saada, on ju. Et AI saab suurepäraselt hakkama, aga inimene ei saa enam üldse hakkama. Et kas me nagu nihkume õige pea nagu kuskile nii kaugele ära, et ikkagi nagu lõpuni see AI nagu saaks tööd teha või? See kõlab siukse ulme tuleviku moodi praegu. Miks sa ei usu sellesse, Joosep? Sest AI teeb vigu, nagu kõik teavad. Aga varsti enam ei tee ju. Ja võt seda pole näinud, et ta ei teeks. Ja siuke huvitav termin oli nagu human as a service. Ehk siis human on see, kes valideerib AI koodi. Ja meil on vaja meie oleme siis need human as a service'id, kes ütlevad, kas oli hästi või mitte. Aga kui sa koodist aru ei saa, siis sa saad ainult vaadata tulemit. Ja see oleks klõudne tulevik arendajatele, kui nad oleks seal human as a service. See on nagu see Amazoni Mechanical Turk on, kellele kuhu sa saad saata hästi odava raha eest nagu 1 miljon kassipilti ja siis nad märgivad ise ära mingite kriteeriumite alusel nagu tagivad seda sisu, et siis arendaja muutub nagu samasuguseks, et hakkab highlightima halba koodi või midagi taolist. Just, aga ongi, et kui sa nüüd koodi ei saa vaadata, saad tulemit vaadata, siis ei tea, see kõlab nagu kahtlaselt, et võib väga lihtsalt minna olele rajale. Et tegelikult ikkagi ma arvan, et see sümbioos on nagu palju parem tee, et inimesel on kuidagi see konteksti aken on palju suurem. Ta nagu ikkagi saab ärist aru kogu maailmast, miks midagi tehakse. Et AI-le pead sa alati ütlema, et kuule meil, mis see missioon parajasti on ja ikkagi on see nii väike, et tema toimetab oma väikses mullis teeb seda ülesannet, mis on vaja, vahest kustutab selle home kataloogi ära, kui ta arvab, et see oli vajalik ja tema ei saa aru, et see oleks halb kuidagi. Minule endale meeldib see metafoor viimasel ajal nagu, et see siuke mehi metafoor või selline nagu kasutatakse agentic nagu framework või agentic harness, et enam ei ole nagu AI nagu see LLM, vaid on nagu see kõik ümber, et kuidas sa seda LLM-i kasutad, et mis on see kontekst, kas sul, kui hästi sul see nagu repo seal üles seatud on, kuidas sa kasutad ma ei tea neid MCP servereid, kuidas sa nagu talle annad need mingid skillid ette või oskused, mida ta kasutab, kuidas sa testid selle AI-ga, et see on nagu siukene, sa lähed nagu siukse, sina oled nagu see piloot ja sa siis juhid siukest nagu exoskeletoni või siukest nagu raamistikku ja sa saad nagu palju rohkem nagu ära teha, et sa oled nagu siukene
nagu 10 korda võimsam või kiirem, aga sa ikkagi nagu kontrollid. Ja mis on selle mehi juures nagu äge, on see, et nagu võrreldes teiste tööriistadega ta aitab, ta on ka nagu õpetaja, et sa saad küsida, et kuule, mida sa teha saad, mida sa teha oskad, kas sa sellele failile saad ligi, kas sa seda videot oskad nagu redigeerida, kas sa selle tööriista saad endale alla tõmmata ja no, et see on nagu see väge asi, et selline nagu piloot oled ja putitad oma siis seda mehhi ja teed seda järjest võimsamaks ja koos temaga siis nagu õpid nendest ämbritest, millesse sa nagu astud või need jooksed vastu peaga vastu seina ja siis nagu mingil hetkel saad aru, et äkki peaks midagi teistmoodi tegema ja siis no, me peaks kuulajatele ka äkki selgitama vahet, mis on Claude Code'il ja Copilotil näiteks. Ja ma arvan, et teeme seda, et no, ma arvan, et meie paljud kuulajad teavad, aga kes ei tea, siis neile võib nagu hästi kiirelt võtta nagu selle erisuse lahti. Jah, sest Copilotit ma arvan tunnevad kõik, et ta on siuke ide plugin, ta nagu autocomplete teeb on ja sa saad siukseid one-off küsimusi küsida ja väike siuke natuke ta suudab ka toimetada jooksvalt midagi teha on ja. Aga ta on ikkagi suht siuke back and forth süsteem. Ja pikalt oligi siuke oli siuke tööriist ja kasu oli natuke oli kasu, osadele ei meeldinud. Aga siis Claude Code ja on alternatiivsed ka, aga ütleme Claude Code'i siis lähenemine on selline, et ta jookseb command line'is ja sa annad talle mingi ülesande ja ta saab kasutada kõiki tööriistu, mis on command line'is olemas. Lisaks ta on treenitud niimoodi, et ta suudab ka ise luua skripte oma ülesande täitmiseks. Et ta võib vabalt kirjutada uue Pythoni skripti, et ülesande täita. Ja siis hakkab seda tegema, on ju. Ja see tekitab süsteemi, kus ta suudab palju keerukamaid asju ära teha ja iseseisvalt, et sa võid rahulikult jätta tunniks ajaks müttama, kui sa oled selle konteksti akna probleemi nagu ära lahendanud. Ja selle jaoks on tal ka omad vahendid, et sa võid talle öelda, et tõmba käima nii-öelda saab agenteid. Nii et igal saab agentil on oma konteksti aken, on ju. Nii et see Claude'i nii-öelda aken on nii-öelda see põhifasilitaator. Vaat seda ma ei ole proovinud, kes on ka huvitav. Et tema näeb ainult seda nii-öelda high level konteksti ja väiksed saab taske lükkab nii-öelda saab agentitele ja niimoodi ta saab palju suurema tükki ära teha ja kuna tal on kõik see võimekus, siis ta on hullult paindlik ja see on nagu see mängu muutena, miks see Claude Code on nii eriline. Samas ma olen kuulnud ka seda tagasisidet, et see on jube aeglane ja et kursor on ikka nagu teeb sama asja kiiremini ja et mis te neile skeptikutele vastate, et kes veel ei ole Claude Code uskuja, mingisuguse sellise vahepealse asja peal, kursor ka juba agendipõhiselt ta võib teha plaani ja täita seda plaani ja teeb natuke sama asja, aga lihtsalt teise mudeliga. No, kui nüüd aus olla, siis ma kursorit hullult hästi ei tunne, sest minu jaoks ta oli vale ide küljes lihtsalt. Olen IntelliJ nii-öelda siis kasutaja. Aga nii palju, kui ma olen kõrvalt aru saanud, siis kursoril sellist agentik süsteemi üles ehitada ei saa teha, mis Claude'iga saad. Okei, sest mingid fansumad asjad, mis mina olen Claude'is näinud, mida ma olen ka meie Discordi kanalis jaganud, üks on päris kihvt, kus on tõesti nagu täitsa erinevad rollid defineeritud, sul ongi nagu junior arendaja, ma ei tea, junior dokumenteerija, kes siis töötavad nii-öelda nende odavamate ja kiiremate mudelite peal, mis võib-olla teevad rohkem vigu, aga samas see orkestreerija või siis ma ei tea, senior implementation engineer on ja vaatab selle, vormistab siis selle lähteülesande ja tegelikult vaatab selle tulemuse üle ja annab siis tagasisidet sellele juniorile, et teeb seda põrgatamist ise ja selliselt siis võib-olla sinna odavama mudeli konteksti aknasse mahub rohkem ka, tavaliselt see nii on, et need lihtsamad mudelid saavad suurema kontekstiga hakkama, aga nende see tulemus ei ole nagu nii tõhus ja nad on kiiremad ja see on ka nagu see eelis. Et see on metafoor, mis mulle endale on hakanud selle meki asemel nagu meeldima, on selliste nagu tehaste vormimine.
et arendaja enam ei kirjuta, eks ole, koodi, vaid ta kirjutab nagu tehase, mis kirjutab koodi. Ja noh, see tehas on mingis mõttes nagu hea metafoor, sest ei ole sageli kahte tehast, mis oleks täpselt ühesugused, on ju, aga nad koosnevad üsna nagu sarnastest komponentidest, on ju. Et nad on hästi custom, täpselt selle, ma ei tea, ruumi jaoks, selle keskkonna jaoks. Et noh, arenduses on natuke samamoodi, et kuidas sa selle, ma ei tea, code review agent'i üles paned, on ju, kuidas see tagasiside arendajani jõuab, millisel hetkel nagu üldse arendaja sinna sisse vaatab, on ju. Kas sul on üks code review agent või nad vaatavad nagu teineteist üle, noh, et see on kuidagi nii palju neid lahtiseid otsuseid, mis tegelikult tuleb nagu seda asja üles pannes nagu ära teha, on ju. Et kuidas teie näete, et noh, kuidas selliseid otsuseid üldse nagu teha, et see võib olla väga selline overwhelming või ülepoolav nagu arendustiimide jaoks, et seda kõike hakata disainima nüüd? Jah, no inglise keeles on selle kohta päris hea ja täpne termin on selle tehase metafooril on siis agentic coding framework, et see on nagu agentne arendusraamistik. Eesti keeles see agentne nagu natukene kohmakam, ma ei tea, mis see nagu eestindatud termin nagu tuleb, aga jah, see on nagu hea metafoor ja tõesti iga tarkvara ettevõtte tehas või iga tehnoloogiatiimi tehas on natukene erinev või mekk on sa teed sellise nagu sul on vaja ikkagi. Aga probleem selle juures täna on see, et igaüks teeb seda tehast nagu üksi või vähe on ka selliseid arendusmajasid, kus nagu tehakse seda tehast nagu koos. Et pigem on niimoodi, et see praktiline pilt, mida me nagu hackathonil nagu näeme ja oleme nagu ja kuuleme, on siis see, et igaüks putitab ise oma seda süsteemi ja hea on, kui nagu keegi üldse jõuab putitada või teha seda, ehitada, et pigem seda ei tehta või siis nagu tehakse niimoodi siis, kui vaba aeg on, et näiteks siis, kui sa oled, ma ei tea, isapuhkusel või sul on nagu või sul on mingi hobiprojekt, mida nagu kõrvalt teha, et siis sul endal huvi ja motivatsioon, et siis sa nagu teed seda. Et me oleme jõudnud kohta, kus meil on täitsa uut tüüpi tehniline võlg, mis on siis, ma ei tea, agentic AI technological depth, et isegi kui nagu midagi pannakse püsti, eks ole, siis see vajab ju tegelikult hoolt ja hellust, et keegi seda asja edasi arendaks ja seda nagu selle silma peal hoiaks ja mingeid probleeme tuvastaks ja protsessi nagu parendaks nagu tervikuna. Mulle tundub, et praegu võib-olla oleks hea hetk rääkida sellest nagu self-improving code'ist või ise õppivast või ise nagu paremaks muutuvast süsteemist, et äkki see Joosep räägid sellest nagu, kus me seda nagu esimest korda kogesime ja kuidas see võiks relevantne olla? Paneme AI seda ka tegema, et parandab ise protsesse ja süsteeme. Jaa, aga ikka ma räägin korraks, kuidas me tegime siis nii-öelda AI-süsteemi, mis ennast parandas ja siis äkki laiendame seda tiimi tasemele. See oli siis sügisel, käisime Bitwebis tegemas meie enda seda siis Claude'i hackathoni ja pärast seda nemad tegid nii-öelda coding challenge'it, mis oli siuke optimeerimisülesanne ja nad lahkelt kutsusid meid ka sinna, et kui me tahame osaleda, me siis osalesime loomulikult Claude Code'i nii-öelda võtmes, üritasime lahendada seda ja projekt algas niimoodi, või see challenge algas niimoodi, et kõik said omale mingi Java projekti, mis seal teenindas mingisuguseid makseid ja ühendasid serveriga ära ja siis oli vaja optimeerida, et throughput üles saada, aga vigasid võiks vähem olla. Ja lihtne oli öelda, panna üks agent käima, et otsiks siis kohti, mida võiks optimeerida. Selle panime nii-öelda markdown faili kirjutama ideid ja siis teise agendi panime kõrvale implementeerima neid ideid siis. Tema ülesanne oli siuke, et võtta esimene idee, tee ära, commit'i, paneme püsti on ju. Siis me suht kiirelt jõudsime selleni, et hakkas vigu tulema. Vigu kontrollisime käsitsi ja siis oli, et okei, panime stopi korra peale. Vigu sai kontrollida niimoodi, et oli üks siis Grafana dashboard tehtud, kus sa nägid sinu nii-öelda vigu. Ja siis me tegime loopi niimoodi ringi, et see implementor pani asja püsti,
tõmbas programmi käima ja siis lasime Claude'il siis reverse engineerida nii-öelda Grafana need päringud ka, et ta saaks Grafanast ise küsida meie tiimi nii-öelda siis seda error rate'i. Et ta lasi mingi 30 sekki joosta, vaatas kuidas error rate on, kui oli alla lubatud läve, siis oli commit. Kui ei olnud, siis tegi reverdi sellele muudatusele, ütles, et see muudatus on ohtlik ja siis meid loopis nagu. Nii et lõpuks me lihtsalt vaatasime kõrvalt, kuidas masin töötab ja järjest nagu optimeerib seal. See ei ole nagu see natuke selline brute force nagu sellise toore jõuga nagu lähenemine, et viskad nagu tomateid vastu seina ja siis üks läheb ikka läbi augu nagu, et mõtled, kuidas inimene seda lahendaks, ta teeks ju samamoodi, et ta vaatab koodi, vaatab, mida võiks teha. Siis ta teeb paranduse, vaatab, et vigu ei tulnud, läks kiiremaks ja läinud. Ma ise mõtlen, et mis tüüpi vead need olid, mis sealt nagu tulla said, et igasugused, seal olid, ma ei tea, baasipäringud. Saidki nagu mingi nullpointeri lihtsalt nagu mingi, aga siis võib-olla sa parandad selle vea ära ja siis nagu läheb asi kiiremaks ja on tegelikult hea fikse. Nullpointerid olid lihtsad vead ja neid ta võis parandada, aga seal tekkisid, kui sa tegid siukseid vigu, kus siis concurrency vead tekkisid. Okay. Meil ei olnud nagu testbaasi, et neid püüda, mida seda ütles siis server nagu, et oli vigane. Okay. Et ühesõnaga, et kui ikka viga oli selline, mida enam nagu selle konkreetse süsteemi või konteksti raames nagu parandada ei õnnestunud, et siis ja meil ei olnud, mis viga oli ja meil ei olnud endal seda unit testi katvus ei olnud nii hea seal projektis on ju. Et seal mingid testid olid, neid me jooksutasime ka, aga need püüdsid siukseid nullipointerid ja lihtsalt vigu kinni. No siis masin käis ja kuidas tulemus tuli nagu võrreldes inimtiimidega siis, et saite kõige parema tulemuse? Ei saanud kõige paremat, aga performance oli suht heal tasemel ja error rate'i hoidsime siis nii-öelda lubatud piires. Kommentaar oli, et koodi kvaliteet on kehv, mis on väga aus, sest me kuidagi seda ei üritanudki parandada. Et me lihtsalt lasime, et performance on sihtmärk, tee seda on ju. Vahemärkusena, et töö juures meil on siis koodi kvaliteedi parandamise agent ka on ju, et ei taha halba koodi. Aga see on nüüd siis selle projekti raames tegime siukse luubi on ju, mis parandab ennast ja filtreerib. Et midagi siukest peaks olema tiimi tasemel ka, et kui sa nüüd teed, arendad, et sul on ideed, mis halvasti on, need peaks kokku koguma kuhugi ja siis sa parandad oma neid nii-öelda agente või prompte. Siis üldse kuidas tiimis neid jagada, Cloud Code'il on märst väga hea lahendus selle jaoks, et on plugina süsteem, kus on tsentraalne koht, põhimõtteliselt on Giti repo, aga tsentraalne koht, kus siis hoitakse erinevaid siis neid agente ja prompte. Kui sa tahad, sa võid sinna pull request'e teha, aga kui ei taha, siis sa võid lihtsalt olla tarbija, uuendad seda. Et väga hea viis. Ja üldse sel teemal, et kogu see agentik arendus, et see on nagu, me vaatame arendaja vaatenurgas seda ja tundub siuke, et me teeme arendusasja, aga minu arust peaks seda vaatama, et on ju igasugused agentik nii-öelda tooted, mis on välja tulnud. Ja kuidas nemad lahendavad need asju, sest neil on täpselt sama asi, et kui sa lähed, ma tean, deep research on kõige parem näide, mida paljud on kasutanud, kuidas deep research töötab, et tal on siuke sammud, ta teeb API otsingut, ta filtreerib tulemusi ja nii edasi, nii-öelda agentik workflow, kuidas deep research töötab. Ja seda nad arendavadki täpselt niimoodi, et kui nad saavad aru, et on vale, siis nad otsivad üles, mis nagu etapp protsessis on kõige halvem, siis seda etappi parandatakse, on ju. Me peaks arendustsüklit samamoodi vaatama, et sul on siuke protsess, kuidas arendustsükkel käib, erinevad kindlad sammud. Ja kui sa näed vigu, siis sa otsid üles, mis sammus see viga tegi, parandad seda ja saad jälle nagu feedbacki. Et näiteks ma olen Cloud Code'i juhendanud ära Langsmiti selle meetrika või nii-öelda observability tooliga, et ma näen kogu oma Cloud Code'i nii-öelda flow'd, võin vaadata üksi pulgi, mis toimus ja siis backtrackida, et mida parandada. See käis kuidagi läbi API või oli see nagu mingi fancy integratsioon seal? See oli siis läbi stop hooki. Cloud Code'il on siuke hook, et kui tema lõpetab, nii-öelda annab sulle tagasi nii-öelda selle terminali on ja
et siis tal on kutsub hooki ja see hook saab põhimõtteliselt kogu sessioonile ligipääsu. Ja Slanksmithil endal oli siis see hook olemas nende veebilehel, lihtsalt oli mingi skript nagu, mida ma hookisin sinna külge ja see lükkab siis nende veebiteenusesse üles selle sessiooni ja pärast siis vaatab. No vot, see on ka selline huvitav, kõik need integratsioonid, eks ole, et kui me oleme siin rääkinud sellest, et täna nagu tehnoloogiate valikul tasub lähtuda sellest, et jah, mida su tiim oskab, aga mida AI oskab, et kui see tiim on ainult võib-olla Haskelli peal kirjutanud mingeid asju, et siis võib-olla see ei ole kõige parem valik, sest AI võib-olla selle peal kõige efektiivsem täna ei ole. Aga et tegelikult ka see tehnoloogia valikul või tööriista valikul nagu need integratsioonid on nagu üliolulised, et kas sa hakkad ise seda asja kirjutama või sa lähed sinna Langsmithi ja tõmbad selle hooki alla ja see kohe töötab sul out of the box on ju. Sellest võib-olla Context 7-st räägi, Joosep, et see on nagu ka päris relevantne. Mis on Context 7? Context 7 on siis üks MCP teenus. Igaks üks mainin, mis MCP-ga on. See on siis viis, kuidas connectida erinevaid teenuseid LLM-i külge. Et seda toetab Cloud Code ja kõik teised ka, kursorid ja asjad. Ja siis Context 7 on siuke teenus, kuhu on third party library'd pandud üles oma dokumentatsiooni ja mõeldud just siis LLM-ile kasutamiseks. Ja näiteks Haskelli näide on hea näide, et kui sul ongi siuke obskuurne asi, mida LLM-i treenimisel väga ei olnud, siis Context 7 on raudselt näited olemas. Ja sa saad siis LLM saab sealt küsida näiteid ja kasutada õiget asja. Võib ka olla see, kui sa tahad väga värsket dokumentatsiooni leida, mida treenimise hetkel ei olnud, siis sealt küsida. Ja. Et see nagu tundub selline, vaata üks nagu probleem, mis sageli on, mille otsa ka mina olen kukkunud vahel, et kui on sellised väga hobitehnoloogiad või siis pika ajalooga tehnoloogiad, siis seal tulebki nagu, ühelt poolt selle ajaloos on mingid jama sees, kui me võtame näiteks Java, aastate tagant, aastaid 50 tagasi tehti asju hoopis teistmoodi ja kõik see content on tegelikult nagu AI-l olemas. Et täna nagu neid asju enam niimoodi ei lahendaks. Et tal on see vana content, mis mingis mõttes nagu mürgitab seda sisu või teeb seda nagu vähem väärtuslikuks. Ja teine pool on siis selline hobitehnoloogiat asi, et kus ma ise olen seda kohanud on näiteks Home Assistant'iga automatiseerimiste tegemine. Et seal on nagu väga palju inimesi, kes tegelikult ei oska programmeerida, kes mõtlevad hoopis teistmoodi, et kui mina nagu midagi teen, et siis ma kohe panen selle arendaja mütsi pähe, et ma tahaks mingeid helpereid kasutada, mingeid muutujaid kuskil defineerida, et ma saaks nagu hõlpsasti nagu ühe koha peal tulevikus mingit muudatust teha ja siis kõik nagu automaatselt töötab edasi. Aga kuna seal seda ei ole, või nendes kogukondades, et siis tegelikult ka AI pigem annab mulle selle lihtsa lahenduse, selle lahenduse, mis kind of töötab, aga ja siis ma vaatan sinna peale, mõtlen, et ma tegelikult nii ei teeks seda ise nagu, aga ma ei oska võib-olla teistmoodi kohe teha ka. Jah, sellisel juhul kindlasti tasub see 5 minutit sinna investeerida, et öelda Cloud Code'ile, et kuule, aita nüüd see Context 7 MCP server püsti panna ja kui promptid teda, et kuule, tee see, kui seda kodu automatsiooni nagu tükki arendad mulle, et kasutada Context 7 ja tuleb tulemuseks palju kvaliteetsem kood. Ja tõesti, seal on nagu väga palju või nendel teekide arendajatel on väga kõrge motivatsioon hoida seal nagu need best practice'id või implementatsiooni näited nagu ajakohasena, et see on nagu ikkagi nagu tõsiseks tarkvara arenduseks ikka väga, väga hea asi. See tundub väga huvitav, põnev oleks ka näha, millal seal nagu selline teatav küllastumine tekib, et sa küll kasutas Context 7, aga seal on samamoodi see räbu nii palju sees, et või seal on ka ilmselt mingid võtteid, mida saab rakendada, et tuvastada siis populaarsemad või värskemad dokumentatsiooni ja nii edasi. Aga minu arust see sõltub kõik, või see on kasulik siis, kui sa vaatad nullist teed, et kui sul juba on
küps projekt ja loodetavasti siis hea koodi kvaliteediga projekt, siis seesama projekt ise ongi näitematerjal on ju LLM-i jaoks ja siis ta juba kopeerib suht hästi seda sinu pattern'it juba. Ja kui pattern on kehva, siis tuleb refaktoorida. Joosep, sa enne rääkisid ka sellest, et kuidas seda konteksti akent siis optimeerida enda jaoks niimoodi, et sinna maksimaalselt ära mahuks ja kuidas seda kõige efektiivsemalt kasutada, et ilma, et ta päris oma koolitust ära spoiliks, et jaga meiega ka mõned nipid, et mida seal teha saab, mis võtteid kasutada saab? Hea meelega jagan nagu teadmisi, et ega need ei ole nagu mingid teadmised ise ei ole kulda väärt, ma arvan, koolitus on nagu hea koht, kus praktiseerida neid, et ega ühesõnaga, et ma väga tagasi ei hoia, aga mis siis on teema, näiteks see, et kui sa teed projekti või nagu mingit ülesannet, siis inimene teab väga hästi konteksti, nagu et mis see küpsusaste on näiteks sellel taskil, mis on urgency, kui mis see tasemel kvaliteet peaks olema ja nii edasi. Kui sa annad LLM-ile, tema ei tea sellest mitte midagi on ju. Iga kord peaks seda talle ütlema. Siis mis mina tegin on niisugune tehnika siis sellest agentik nii-öelda toodete arendamise maailmast on nagu reflection. Ehk siis kui ma teen plaani valmis AI-ga, on niisugune tavapraktika, siis automaatselt spinnitakse üles 2 nii-öelda sub agentit, kes oma kontekstidega toimetavad. Ühe agendi ülesanne on kontrollida, kas mu plaan vastab nendele küsimustele. Ongi see maturity, siuksed üldiselt tarkvaraarenduse nii-öelda põhiasjad. Ja siis teine agent, mis ma tegin, on siuke, kes võtab selle domeeni rolli, milles ma toimetan. Ja siis küsib, vaatab, et kas selle domeeni võtmes on see plaan mõistlik. Ja tema üldiselt on siuke over-engineerija natukene. Ja tema küsimusi tavaliselt tuleb mulle tagasi ja siis ma valin sealt, et need 2 tükki on mõistlikud, need 2 parajasti ei ole. Ja siis sa salvestad selle plaani nii-öelda markdown faili ja teed jälle konteksti puhtaks, aga nüüd on sul nii-öelda päris hea kontekst nii-öelda kõikide oluliste punktidega on olemas ja sa saad öelda nii-öelda nüüd sellele implementorile, et kuule, näed, see on see plaan, hakka pihta. See on selline konteksti küpsetamine, cooking kontekst, kuidagi destilleerimine, et mingis kontekstis kasutatakse seda slop refinement'i nagu terminit, et see esimene sisend või esimene väljund, seal ei pruugi alati see kõige parem olla, aga siis sa rafineerid seda niimoodi, et sa saad sealt selle destilleeritud ja hea kraami ja siis sa hakkad nii-öelda värskelt lähed pihta selle hea sisendiga, eks. Ja sa salvestad kuhugile selle ära ka, et selle nagu asjaliku, et kui see on nagu nõue või mingisugune paned markdown faili kitti ja sul iga kord, kui sa järgmine kord nagu promptid või teed uut nagu featuuri arendad või uut nagu täiendust teed, siis sul on varnast võtta, et paned see fail ja ta kohe haarab selle konteksti kaasa. Siis võib-olla veel meie tehnikad, et meil siis nii-öelda küpses projektis Grid Ravenis on siuke arhitektuuri kirjeldus tehtud projektist nagu C4 mudel, võib-olla mõned on kuulnud, siis C4 on 4 taset mudelist ja nad ise tõmbavad paralleeli nii-öelda, ütleme, geograafilise kaardiga, et see esimene tase on nagu hästi kõrgelt, nagu vaataks, ma ei tea, gloobust, teine tase on vaataks nagu, ma ei tea, ühte mannert, 3 on riiki, 4 on, ma ei tea, tänavaid juba. Aga koodi tasemel siis on ka, et sul on järjest nagu hästi high level pilt, järjest küpsemaks. 4 tase on tegelikult juba koodi tase, mida me ei genereeri, et me ise teeme siis esimesed 3 taset. Ja selle me lingime alati siis nii-öelda Cloud Code'ile ette. Et see on midagi, mis te teete käsitsi või ise nagu manuaalselt käsitsi, täitsa lõpne. No selles mõttes, et ikka AI teeb seda. Okay. Aga seda ma ei tee nagu alati uuesti, sest üldiselt see väga tihti ei muutu. Niisugune tunnetuslik, et kui sul on tunne, et okei, me nüüd, ma ei tea, komponente tuli juurde või asi muutus, siis sa ütled, et lased selle käsu käima ja siis AI teeb selle C4 uuendus ära, on ju. Aga siis see annab jällegi hea konteksti, et sul AI alati teab, mis süsteemis toimub, on ju. Ja
on nii-öelda jällegi see konteksti küpsetamine, et meil on see valmis nii-öelda küpsetatud on ju ja antakse ette. Teine sarnane asi on näiteks meil on hunnik teste ja siis testidel on igasugused fixture'id. Küll on no ei tea, oleks testi hea teha on ju, kuidas teha erinevaid olemeid andmebaasi ja nii edasi. Ja ütleme nii, et seal tekkis nii Claude'il probleeme üles leida, mis fixture'id on, et alati leiutas need uuesti, kirjutas uuesti ja tegelikult tekkis ka endal see probleem. Et sa teadsid, et kuskil on, täpselt ei mäleta, keegi teine lisas, täpselt ei tea, siis tegime samamoodi ühe komandi, mis siis teeb fixture'itest ülevaate, kirjutab markdown faili, see fail ise on siuke, ma ei tea, 200 rida on ju. Ja see läheb alati nüüd ette, kui testide kirjutamiseks läheb. Et on jällegi nii-öelda annab selle konteksti ette, nüüd ta nagu ei leiuta need fixture'id üles, tal on kogu aeg teada, et okei, need on mul olemas, kui ei ole, pattern on siuke, lisab need on. No selline nagu tagurpidi projekti lahtivõtmine peaks olema siis tegelikult ka ju iga brownfield nii-öelda siis projekti AI kasutuselevõtu juures või osa sellest, et me hakkamegi sellest pihta, et me proovime ühelt poolt olemasoleva arhitektuuri viia masinloetavale kujule, valideerida, kas see on ka päriselt arhitektuur, eks ole, et kas see ka päriselt süsteemile vastab. Testidega ju täpselt samamoodi, et üks asi, see katvuse number nagu täna ei, see ütleb nagu vähe, et see näitab vaid mingit nagu numbrit, on ju. Aga et kui palju seal nagu dokumentatsiooni juures on, et kui palju ärifunktsionaalsusest näiteks testidega kaetud on üldse, on ju. Et seda osa alati ei ole ja selle jaoks on tegelikult ka nagu AI suurepärane vahend, et seda nagu tagurpidi siis lahti võtta siis vastavalt nagu äridokumentatsioonile, on ju, et mis osa üldse nagu testidega kaetud on. Absoluutselt. Ma täitsa nõus sellega, et kui see ikkagi brownfield projekt on, et siis et AI seal hästi toimetaks, on vaja omajagu tööd teha, aga need on sellised sammulised tegelikult täiendused, et seda ei pea ühe hooga tegema. Mingit ülesannete jaoks isegi ei pea üldse tegema, sa võid ka kasutada AI-d, aga sa näedki neid probleeme ja hea on minu arust läbi probleemide siis lahendada, et sul on mingi kindel probleem, okei, ma ei tea, näiteks see testi fixture'it asi käib närvidele, et sina pead kogu aeg parandama seda, siis sa teed selle korda ja siis võtad järgmise suure probleemi, mis tekib. Kui nüüd meie kuulajad tahaksid kuskilt pihta hakata, et ka mina näiteks sellisest nagu Saab agenti asjast ei olnud kunagi kuulnud, et kust ma selleks, mis see hea nagu alguspunkt on, et me võime siin nagu rääkida sellest Saab agentist, aga podcasti kujul see ei ole nagu võib-olla kõige efektiivsem kanal nagu õppimiseks, on ju, et kuidas seda üles seada, et kas see hea õppimiskanal täna võiski olla Claude Code ise või on nagu midagi muud, et on see koolitus vältimatu või saab ka kuidagi teisiti? Ma ei tea, mulle tundub, et jah, et ise sa võid alustada ja Claude Code'iga koos nagu pusida, aga ikkagi hea on nagu koos ametivendadega seda teha. Mulle tundub, et probleem on sageli see, et ma ei tea, mida ma ei tea. Et ma ei, et see lahendused nagu täna nagu sektoris on nii loomingulised mingitele asjadele, et ma iga päev nagu avastan mingeid detaile, et see on päris hea mõte, et seda võiks teha. Et ma ise ei tulegi selle peale ja kui ma AI käest õigesti ei küsi, et siis ta ka ei ütle mulle, et nii võib teha. Et ma küsin, et mis need parimad praktikad on ja see on suhteliselt pläust, mis sealt tagasi tuleb, et neid asju ma juba tean, aga mis need head, just need spetsiifilised asjad on, need tulevadki tegelikult siis kolleegidelt, kaasteelistelt välja. Jah, ja hästi palju on seda nagu noise'i või seda müra ja seda valeinformatsiooni, et näiteks kui ma mõndade arendajatega nagu räägin ja küsin, kas sa oled Claude Code'i kasutanud, öeldakse, jaa, olen küll. Okei, kuidas sa kasutad? Ma sealt valin selle mudeli ja siis ta tuleb nagu kuidagi, et ma kasutan seda Opust. Siis tuleb välja, et tegelikult nagu ta kasutab lihtsalt ühte LLM-i mudelit, mitte Claude Code'i kui seda agentset nagu arendusraamistikku. Ja
siis on juba see, et noh, et tegelikult peaks aru saama, et mis asi on nagu LLM ja mis asi on agent. Et agent on põhimõtteliselt nagu LLM luubis, mis kasutab tööriistu ja kõik see asi seal ümber, et see on see, kus on see, tuleb see produktiivsuse kasv või see maagia või et kuidas sa selle LLM-i nagu tööle paned, et ta nagu on jätkusuutlik. Ja noh, et mingid põhitõed tuleb nagu selgeks nagu teha ja kui üks asi nagu täna või pool aastat tagasi ei töötanud, siis suure tõenäosusega homme juba töötab või pool aastat hiljem. Et noh, tuleb järjepidevalt nagu katsetada ja noh, kõige parem on ikkagi, noh, ma ei tea, meie oleme Joosepiga nüüd aasta aega neid ämbreid nagu kolistanud ja neid early adopteri valusid nagu kogenud ja ka muidugi nagu väga palju õppinud, ja noh, selleks me siis selle koolitusprogrammi nüüd nagu tegimegi, et kui hackathonid saadud tagasidest, noh tuli välja, et selleks on vaja rohkem lihtsalt aega. Et siis me tegimegi sellise, ma ei tea, 6-nädalase nagu koolitusprogrammi või siis sükse mehhide putitamise nagu angaari, et kus saaks nagu, ma ei tea, võtaks 20 arendajat kokku ja siis noh, koos ehitaks neid mekke või neid tehaseid nagu ja teeks seda koos nagu. Täpsustaksin, et see on siis 6 päeva ja 6 nädalat, et üks päev nädalas, mitte nagu full on 6 nädalat järjest nagu. See oleks päris hea. Öelda ma tööandjale, et sorry, ma pean koolitusele minema. Jah, no selles mõttes me ise oleme nagu praktikud ja nagu minu ja nagu õppimisest, noh, ma arvan, et ma midagi ikkagi tean, et ma olen nagu pidevalt ise ju nagu väärtustan seda nagu õppimist ja tegime nagu disainisme sellise nagu koolituse formaadi, mis nagu ma arvan, et sobib nagu praktiseerivale ajanäljas olevale siis nagu arendajale. Ehk siis nagu märtsist alates nagu 6 reedet, üks noh, suur reede on vaba päev, et siis see on nagu neljapäeval, aga 6 reedet ja siis noh, Google Meeti kaudu saaks kokku ja nagu hakkaks koos tegema. Esimesed nagu 4 päeva või noh, esimesed nagu 4 nädalat siis oleks nagu siis selline nagu vundamendi ladumine ja viimased 2 oleks juba siis selline nagu päris featuuri arendamine või päris oma kontekstis siis selle nii-öelda agentse raamistiku nagu või oma tehase nagu tööle panek või nagu katsetamine ja siis ja seal oleks nagu see grupi tugi, et sa saad nagu teistel kaasteelistega koos suhelda ja muidugi ka siis Joosep ja minu nagu tugi ja soovitused ja tagasiside. Vägev. Ma nägin kuskil oli üleskutsega sellise kogukonna kokkupanemiseks, et kas mul kõlab siin nagu mingit sarnaseid jooni, et kas see ongi nagu see sama teema või see kogukond on ikka nagu täitsa nagu veel eraldi teema, et leida grupp inimesi, kes siis koos seda nii-öelda tuleviku arendusmudelit aitavad veel rafineerida. Jah, no see kogukonna, see on nagu ma ei tea, minu nagu sükene isiklik eesmärk, et tahaks või kuidagi, ühesõnaga ma eelmise aasta selle kogemuse pealt aasta lõpus mõtlesin, et mida ma nagu järgmine aasta teha tahan. Ja siis rääkisin teiste nende Claude Code'i nagu varasemate kasutajatega, Karliga ja Karl Rannaberg Paktumist ja noh, teiste nagu inimestega ka, et kes siis nagu Claude Code'i tegelikult nagu kasutab ja et kes tahab seda nagu seda koos minuga seda mehi ehitada, nagu ütleme niimoodi. Ja siis tuli välja, et noh, väga paljud inimesed ütlesid, kuule, et noh, et väga äge asi, et tee ära, et lihtsalt endal ei ole aega. Ja siis nagu mõtlesin, et noh, ma teeks, ja siis rihin siis, ma olen siin Tehnopoli AI kiirendis ja rihiks siis, et veebruaris teeks Eesti esimese Claude Code meetupi, ma ei tea veel mis päeval, aga võib-olla mingi 4 päeva õhtul kuskil siin samas Tehnopolis ja nagu laseks Joosepil nagu näidata, mida tema teeb, võib-olla noh, keegi teine näitab, mida tema teeb ja siis selline pitsad ja õlud ja nagu noh, hakkaks kuskilt minema, et seda nagu kogukonda või sellist nagu kogemuste vahetust nagu tekitaks. Sellepärast, et igaüks oma garaažis ehitab või kopib nagu ChatGPT aknast nagu endale idesse mingid nagu neid koodijuppe, et noh, nii kaugele ei jõua nagu. Ja see ei ole saa. Füüsilised meetupid on igati
tervitatav nähtus tänases ajas aastal 2026. Et igati julgustan seda mõtet. Nii, aga Joosep ja Kaido, kas siia lõppu jäi veel mõni teema hingele, mille kohta te arvasite, et ma kindlasti küsin või et mille kohta olite valmis rääkima ja raskele küsimusele vastama, aga ette ei tulnudki tänases episoodis? Või saite kõik hingelt ära? Ralfist ka räägi või? Kes on Ralf või mis on Ralf või? Ralf Vigum. Võib-olla olete näinud Simpsonis on see, kas ta oli see tüüp, kes tulegi täpselt nägu meelde. Minust on siukene umbes siukest juustega nagu mina siuke sirget juustega, siukene innukas koolijuts, kes on nagu suht naiivne aga visa. Jah, aga see on tegelikult Claude Code'i ametliku plugina nimi. Et nende enda Giti repos siis on, või GitHubi repos on see üleval, aga selle plugina põhimõte on see, et ta annab teile ülesande ja ütled, et proovi maksimum mingi arv kordi ja siis ta lihtsalt loopib nii kaua, kui ta saab selle asja valmis. Ja ta on nii tehtud, et ta nagu katsetab ja siis kui ta nüüd läheb nagu lõpetab ära, siis toimub exit ja siis bash script paneb ta uuesti käima. Et siis iga kord, kui ta uuesti algab, on jälle kontekst tühi on ju, ja siis ta pusib nii kaua, kui saab, siis tuleb exit ja loopib niimoodi. Et ja soovitus on, et panna siis max arv, et muidu ta jääbki sinna loopima. No, et ühesõnaga, et kas ta teeb 10 iteratsiooni või ta teeb 20 iteratsiooni või mingi piir talle ette anda. Aga tal on jah, eelmisest nagu sellest loopist on tal ikkagi õppimine nagu olemas, et ta ikkagi nagu päris ei jookse peaga vastu seina, vaid ta ikkagi õpib igast sellest, aga ta on nagu visa. Ja umbes vist keegi seal kirjutas, et 10 iteratsiooni Ralfi maksab 30 €. kuidas te kasutate või kasutanud olete seda või, et kus Ralf kasuks tuleb? Et ei ole veel kasutanud, aga see on mingi viimaste, ma ei tea, nädalate või viimaste päevade nagu mingi trend või mingi nagu meem või mingi asi, mis on liikuma hakanud, lihtsalt tundub nagu siuke äge asi, millest nagu kuhu asi liigub. Et kui on vaja nagu mingi raske probleem on ees, et siis Ralfime ära selle, et siis lihtsalt nagu laseme Ralfi peale, et küll nagu see pusib valmis. Aga no selge on see, et seal on vaja head objektiivset hinnangut, kas asi on valmis. Sest kas nad on testid või mingid muud asjad, sest kui seda ei ole, siis sa ei tea, mis asja ta valmis teeb enne. Ja, no võt see Ralf tundub nagu selline, et tee mulle selline mitme miljoni äri nagu, et paned talle nagu pihta ja siis ta hakkab kuskilt mingit valuation'it tagasi mõõtma või klientide hulka mõõtma. No võt, meie kuulajatel, ma arvan, see on hea siia lõppu, et siis kellel läks käsi sügelema, et see saab minna Ralfi proovima ja anda siis sellele keerulisemaid ülesandeid, lihtsalt vaadake, et teil pillingus limiidid peal oleks, ma saan aru, eriti kui Ralf nagu natukene ilma piiranguteta lahti lasta. Et siis võib käest ära minna. Ja äkki veel, et siis keda huvitab see koolitus, et tulge pange kirja, et plepik.com/training. Plepik siis nagu play ja epic kokku kirjutatud. Ma mõtlesingi, mis see tähendab. Eks me paneme sinna show notesidesse ka selle lingi, et kes nüüd hakkab kuulmise järgi maha kirjutama, siis minge vaadake episoodi kirjeldust, sealt saab ka. Aga aitäh Joosep ja Kaido tulemast, väga põnev vestlus oli ja aitäh ka meie kuulajatele. Harige ennast ja see osalege selles kogukonnas ka, kui see nüüd käima läheb, et hoidke silmad lahti, ma arvan, et see on igati väärt ettevõtmine, et seda laadi meetupid on vajalikud, mis nüüd koonduvad nii-öelda moodsate tehnoloogiate ümber, et kui varem olid nad võib-olla natuke laiapõhjalisemad, siis nüüd on kihvt näha, et me räägime nagu Claude Code'ist nagu spetsiifiliselt, mitte nagu AI arendusest nagu üldiselt on ju. Et mõtleme koos, kuidas see tööriist, mis täna tundub, et on
paljude arendajate lemmik enda jaoks kõige efektiivsemalt tööle panna. Aga aitäh ja kuulmiseni uuel nädalal. Aitäh.